Tervist sõbrad! Täna tahan teile siis tutvustada ühte sõiduriista, mis on tegelikult päästetud vanametallist. Mitte küll sellisel kujul, nagu ta teie ees praegu on, aga siis juppidena kokku korjatud sealt ja juba 4-5 aastat tagasi siis ühendatud üheks tervikuks. Et võib-olla väliselt või niimoodi meenutab kaujavõrri, mis ongi tõsi, sest et kogu see aparaat nagu baseerubki kaujaraamil. Et kes nüüd kaujafännid, kes hakkavad kiruma, et nüüd on üks kauja ära lõhutud, siis kaugel sellest, et pigem on siin üks kauja hoopis päästetud. Sest et see raam jõudis minuni 2 osas. Et oli raami esimene osa, mis siis lõppes siin ja algas seal. Ja siis raami tagumine osa, mis oli üks teine kauja, millel ei olnud jällegi esiotsa. Et kokkuvõttes ma sain siit mingi raami, millest siis nagu edasi minna. Et rattad on siin siis, tagumine on mingi Riga 12 või 16, 22 delta, ühesõnaga mingi 16-tolline tagumine ratas. Ees on siis 26 tolli ratas. Suht tavaline, aga ebatavaline on siin see, et siin on nagu kodarad on siin paigutatud kuidagi 4 gruppidena, et väga huvitav siukene lahendus. Iseenesest jah, paistab siukene vist Hiina ratas või tont teda teab, kust ta pärit on. Aga jah, siukene kodarad siin paiknevad hästi huvitavalt. Siis ketas pidur on siin isegi küljes. Supportit ma ei ole siia veel pannud. Aga võib-olla tuleb see siia tulevikus. Nii siis, siit edasi liigume. Esiark on siis kauja originaal. Hästi pehme, kiigutab hästi mõnusalt siin ees. Et siin ka siis see Riga jalgrattatehase see logo ees. Juhtraud pärines siukselt asjalt nagu mingisugune Biltema Cruiser. Ühesõnaga, selle küljest tuli see juhtraud siia. Ta on siukene lai ja hästi huvitava kujuga. Ma vaatasin, et see täpselt nagu sobib selle projekti juurde. Kell mingi tohutu suur, eks ole, teeb päris ilusat häält. Samamoodi vanametallist mingi katkine oli, kuid mingi väikse probleemiga, et seal kerge näpu liigutusega ta hakkas jälle uuesti tööle ja ilmselt jääbki töötama. Nii siis sadul näha siis Riga 5-7, täiesti originaal, tagumine porikas, ka mingi Cruiseri või mingi jalgratta oma, seda natukene muidugi seda raadiost on siin veitsa muudetud, et ta nagu sobiks selle tagumise rattaga. Nii, siis juba mootori juurde. Mootor on siuke 70 kuubikut. Ei ole siin kickstarterit, ei ole siin käike, põhimõtteliselt üks käik ja tsentrifugaalsidur. Ja ütleme, et vurab täitsa mõnusalt, et on väändu momenti ja kõike jätkub, et oluliselt rohkem kui võrrimootoril originaalis. Ja kiirus siukene, ütleme, täispööretel siukene 50+ on, et samuti täiesti piisav. See asi saigi nagu ehitatud niimoodi, et ma võtsin selle mootori, tegin siia mootori ümber siukse 5 mm materjalist siukse raami ehk mootori kinnituse ja siis ülejäänud raami ehitasingi sisuliselt selle kinnituse külge siia. Et siin nagu sadulatoru siin näha, et on mingi kokkupandava jalgratta oma siukene vähe tugevam. Et siin jah, mingi Malossi koonusfilter on. Ja siis üks
piip on siin küllaltki siukene katkine ja räsitud siukene siis riiderüüsiga siukene kõrgepingejuhe, hästi stiilne. Teiselt poolt siis paistab see siin üks siukene karp, kus on siis sees kogu, ütleme, süütekommutaator, süütepool, laadimisrelee ja siis ühesõnaga nupp, et ta käivitub ja siis või tahab käivitada ja seisata saab siis ühest nupust, et alla jääb seisma, üles läheb käima ja siis keskasendis saab, või tahab keskasend on siis sõiduasend nii-öelda. Et ja teisel pool siis on siukene suur mingisugune kast on ja ma ei tea, kas see on mingisugune laskemoon kunagi sees olnud või mis siin on, ühesõnaga mul ei olnud lihtsalt aku jaoks mingisugust sobivat karpi ja siis ma lihtsalt kruvisin selle siia külge, aga see pole kindel, et see siia jääb. Voot. Nii siis kraan on mingisugune ka mingi hiinakas siin ja paak näeb välja nagu kauja, aga tegelikult on see, pärineb see paak siukselt ristalt nagu siis V902 või B902, et ühesõnaga siukselt Ukraina võrrilt. Vot. Siis jalatoed, siin on siis kasutatud mingisuguseid BMX-i pedaale. Pidurjoob siis on veel, jah, pidurjoob on tehtud siis siuksest perekonna võtmest on ju, mis nagu käe või sattus kätte tol hetkel, kui seda sai tehtud. Ja võt selline ta siin on, et siukene huvitav reist, et nagu ma juba ütlesin, et sõidab hästi kihvtilt, et esiots on siukene hästi pehme, no ütleme, et tagumine ots võiks natukene pehme olla või siis peaks selle sadulale siin mingeid lisavedrusid panema või midagi, et see minu raskuse all, ütleme, et see Riiga 7 iste läheb suht põhja see vedru, et sellega peaks nagu midagi siin tegema. Aga noh, ütleme, et kokkuvõttes jah, näeb välja siukene suht rotikas ainult, et ma ei ole siia mingile värvimisele ega millegile nagu rõhku pannud. Et hetkel on ta sellisel kujul, et võib-olla võiks selle asja isegi muuta nagu siukses tänavakõlbulikuks, kui siia panna tuled külge ja võib-olla neid pidureid siin võitsa teha nii-öelda, et ette pidur ja tagumine ka võib-olla veitsa tõhusamaks. Et siis võiks sellega võib-olla isegi nagu tänavaliiklusse minna. Aga jah, et selline ta praegu on, et mis teie muidu arvate, et kas selle võiks nagu teha ilusaks või ta peakski jääma nagu siukseks rotika stiiliks on ju, et nagu ta algselt sai tehtud on ju ja nii ta on nagu siiani jäänud ainult, et vot, et siukene huvitav sõiduriist jah, et mul on siin mõni sõiduriist veel ainult, et kui teil on huvi, et ma tutvustaksin teid neile, siis andke aga oma kommentaaridest teada ja kohtume järgmine kord. Paka.